Saudi Araabia teatas, et on kinni püüdnud 3 drooni, mis sisenesid tema territooriumile Iraagi õhuruumist. See on järjekordne märk sellest, et Pärsia lahe riigid on endiselt haavatavad Iraani toetatud relvarühmituste ees. Saudi Araabia kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles, et kuningriik võtab tarvitusele vajalikud operatiivsed meetmed iga katse vastu rikkuda tema suveräänsust ning kaitseb tsiviilisikuid Saudi Araabia territooriumil. See juhtum leidis aset vaid päev pärast väidetavat droonirünnakut Abu Dhabi Barakah tuumajaama lähedal, mis tekitab küsimusi, kas Iraagi relvarühmitused katsetavad uusi marsruute ja mida see tähendab piirkonna habraste relvarahu jaoks. Meiega liitub arutlema Dr. Kenneth M. Pollock, Lähis-Ida instituudi poliitika asepresident. Dr. Pollock, Iraani välisminister Abbas Araghchi pidas pärast seda juhtumit hiljuti telefonikõne oma Saudi kolleegiga. Kas see on Teherani katse kinnitada Saudi Araabiale, et nad ei soovi olukorra eskaleerumist? Või püüab see distantseerida vahendusrühmituste tegevusest, mida ta ei pruugi täielikult kontrollida? Kõigepealt Nicole, suur tänu, et mind saatesse kutsusid. Palun tervitage minu vana sõpra, suursaadik Regafi. Selle küsimuse puhul peame tunnistama, et iraanlaste ja erinevate laheäärsete riikide vahel on olnud tagatubade läbirääkimisi juba algusest peale. Tegelikult isegi enne sõja algust. Mis puudutab seda, mis nendes tagatubades toimub, siis on alati raske täpselt teada. Aga ma arvan, et me peame olema selle pärast väga mures. Iraanlased on järjepidevalt kõigile Pärsia lahe riikidele teatanud, et neil on nüüd uued võimed, mida nad on demonstreerinud. Need võivad põhjustada igasugust valu Saudi Araabiale, Araabia Ühendemiraatidele ja kõigile teistele Pärsia lahe riikidele. Ja ükskõik, mis juhtub ametlikes läbirääkimistes Ameerika Ühendriikidega, on mul üks mure. Käivad mitteametlikud vestlused Pärsia lahe riikidega, mille kaudu iraanlased üritavad neid riike šantažeerida. Isegi kui see sõda lõpeb, nõuavad nad Pärsia lahe riikidelt kõrvalmakseid stiilis. Kui te tahate, et me lõpetaksime droonide ja ballistiliste rakettide tulistamise teie pihta, siis peate te meile regulaarselt maksma. See on Iraani tegutsemisviis. See on šantaažiriik ja kuna revolutsiooniline kaardivägi on täielikult võimu juures, arvan ma, et see on nende vestluste oluline osa. Ja see ongi minu arvamus, milleks need droonirünnakud on mõeldud. Iraanlased lihtsalt tuletavad Saudi Araabiale ja teistele Pärsia lahe riikidele meelde, et nad võivad seda teha, millal iganes nad soovivad. Kas on mingeid märke, et Pärsia lahe riigid võiksid sellele šantaažile järele anda? Araabia Ühendemiraadid on olnud väga häälekad Iraani vastu seismisel. Nii et isegi kui iraanlased üritavad nõnda neist Pärsia lahe riikides šantažeerida, kas nad võiksid sellesse lõksu langeda? See on kindlasti võimalik, Nicole, ja minu arvates oleks see selle sõja üks halvimaid tulemusi. See on üks põhjusi, miks Pärsia lahe riigid on nii tungivalt püüdnud veenda Trumpi administratsiooni tagama selles sõjas hea tulemuse, kus Iraani nähakse täielikult kaotajana. Sest tõde on see, et nad mõistavad, et peavad iraanlastega koos elama ka pärast selle sõja lõppu. Nad tahavad olla kindlad, et nad ei satuks iraanlaste sellise väljapressimise ohvriks. Ja nad mõistavad, et lõpuks on nende võime seda vältida väga piiratud. Lõppkokkuvõttes sõltub sõja hea lõpp president Trumpist ja Ameerika Ühendriikidest. Nagu ma ütlesin, nad kardavad väga, et kui president teeb iraanlastele järeleandmisi, sunnitakse neid maksma. No, samal ajal on Iraagil uus peaminister Ali al-Zaidi ja ta ütleb, et tahab relvi riigi kontrolli alla. Aga vaatame seda hiljutist drooni intsidenti. Kas see on varajane proovikivi? Kas Bagdad suudab tegelikult Iraani toetatud relvarühmitusi ohjeldada või on see märk sellest, et Iraani mõju Iraagis üldsegi ei nõrgene? Esiteks ma ei arva, et me peaksime eeldama, et Iraani mõju Iraagis nõrgeneb. Selle kohta pole absoluutselt mingeid märke. Lõppkokkuvõttes põhineb Bagdadis moodustatud valitsus sellel, mida me inglise keeles nimetame koordineerimisraamistikuks. Neil on väga tihedad sidemed iraanlastega. Ole mingit märki, et see oleks üldse vähenenud. Ali al-Zaidi on ärimees. Tal puudub poliitiline taust. On väga ebaselge, mida ta suudab teha Iraagi riigi ümberkorraldamisel ja Hashd al-Shabi relvarühmituste, eriti Iraani toetatud rühmituste, täielikul oma kontrolli alla saamisel. Kas see konkreetne droonirünnak on sellega seotud või mitte, on võimatu kindlalt öelda, kuid ma kindlasti ei välistaks seda.
esiteks, me ei tea, kas droonid tulid Iraagist või Iraanist ja lihtsalt lendasid üle Iraagi. Mõlemad variandid on võimalikud. Kui need lennutati Iraagist, siis me ei tea täpselt miks. Ilmselgelt ilmusid nädalavahetusel teated salajastest Iisraeli baasidest Iraagi kõrbes. See võis olla üks või mitu Iraagi rühmitust, kes otsivad kättemaksu millegi sellise eest. Aga jah, ma arvan, et päeva lõpuks on üks selge sõnum see, et Iraanil on endiselt tohutu mõjuvõim Iraagis. Iraan saab kasutada Iraaki, et anda lööke Pärsia lahe riikidele ja lahe riigid ei tohiks seda unustada. Ken, kui see sõda peaks uuesti algama, siis milline oleks sinu soovitus Pärsia lahe riikidele, et nad saadaksid Iraanile tugevama sõnumi, et nad ei saa sellistele kiusamistaktikatele alluda? Ma arvan, et sul on täiesti õigus. Esiteks ja kõige tähtsamana peavad nad kindlalt seisma Ameerika Ühendriikide kõrval, kui sõjalised operatsioonid peaksid taas algama. Aga ma arvan ka, et Pärsia lahe riikidel lasub taas selge kohustus teha Trumpi administratsioonile selgeks, mida nad peaksid nendes läbirääkimistes ja selle konflikti lõplikus lahenduses vastuvõetavaks. Tead, see sõda ei käi ainult Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. See käib Iisraeli ja Iraani vahel. See käib Pärsia lahe riikide ja Iraani vahel. See puudutab iga riiki, mis kasutab Hormuzi väina, olgu selleks siis nafta ja muu energia väljavedu või kaupade sissevedu. Kõigil on selles omad huvid ja lõpuks peab Ameerika Ühendriigid istuma selle laua taga mitte ainult Ameerika Ühendriikidena, vaid ka ülemaailmse kogukonna juhina. See peab olema lahendus, mis sobib meile kõigile ega jäta sellele Iraani režiimile võimalust šantažeerida ühtegi rahvusvahelise kogukonna liiget. Ken Pollak, väga tore oli sind täna 24 News Englishis meiega näha. Suur tänu, et minuga liitusid. Suur tänu, et mind kutsusid, Nicole. Toome selle vestluse tagasi siia stuudiosse, ikka koos suursaadik Mark Regeviga. Mark, nagu me enne arutasime, enne kui meil tekkisid need tehnilised raskused, mida see tähendab, kui sõda algab uuesti ja kuidas Iraan tunneb praegu seda survet? Kõik raportid väidavad, et Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja Pärsia lahe riigid valmistuvad uuesti puhkavaks sõjaks. Mida oleks selles etapis vaja, et saavutada mingisugune diplomaatiline läbimurre? Nii et pall on selgelt Iraani käes. Ma mõtlen, Trump on olnud väga selge selles, mida ta vajab selle lõpetamiseks. Ta vajab iraanlastelt tõsist edasiminekut tuumaküsimuses. Ja ta on oma kaardid lauale pannud. Ta ütles, et tuumatolm, nagu ta seda nimetab, see tähendab juba 60% rikastatud uraani, tuleb Iraanist eemaldada. Ja nende võimekus rohkem uraani rikastada tuleb likvideerida. Ma arvan, et on väga selge, mida tuleb teha. Siiani ei ole Iraan sellega nõustunud. Nüüd jõu kasutamise ähvardus, sõjalise konflikti juurde naasmise ähvardus teeb iraanlased kindlasti murelikuks. Vahepeal, isegi enne seda otsust, on ameeriklaste poolt Iraani nafta ekspordile kehtestatud blokaad juba põhjustanud iraanlastele kannatusi. Ja ma arvan, et Trump hoiab neil kõril kinni. Isegi ilma jõuga ähvardamata võib ta nad lihtsalt ära oodata ja kasutada Ameerika majanduslikku survet, et nõrgestada nende ühiskonda, nende majandust, nende võimet maksta oma sõduritele, nende võimet riigina ellu jääda. Nii et on selge, et iraanlased on surve all. Ja ma arvan, et nägin selle survemärki täna, kui nägin ühes uudisteagentuuris raportit, kus öeldi, et üks kõrge Iraani ametnik ütles, et ameeriklased näitavad üles paindlikkust. Teisisõnu ta valmistab ette pinnast võimalikuks Iraani kompromissiks. Nüüd ma ei taha, et meie vaatajad muutuksid liiga optimistlikuks, et see kuidagi väga kiiresti läbi saab. Aga mul ei ole kahtlust, et suund kogu see protsess tundub olevat väga positiivne. Ja lõpuks nõustub Iraan ühel või teisel viisil sellega, mida Ameerika Ühendriigid tuumaküsimuses nõuavad. Kui rääkida Iraani avaldustest, siis täna kuulsime ka, et nad loovad uue organi Hormuzi väina haldamiseks. Põhimõtteliselt püüab Teheran selle rahvusvahelise veetee üle kontrolli ametlikult kehtestada. Kui rääkida sõnumitest, mida edastatakse isegi iraanlastele endile, et püüda selle rahvusvahelise veetee üle kontrolli ametlikult kehtestada, siis mida peaksime järgmisena jälgima? Kui rääkida sealsetest läbirääkimistest ja Iraani jätkuvatest ähvardustest kõigi laevade suhtes, mis sealt läbi sõidavad? See on ilmselgelt midagi, mis ei ole vastuvõetav. Ja see ei ole vastuvõetav mitte ainult iraanlastele, vaid ka Ameerika Ühendriikidele ning Pärsia lahega piirnevatele Araabia riikidele. Et Iraan ühekülgselt ütleb, et see on meie veetee,
mõelge selle tagajärgedele. Mõelge sellele. Mõelge, kui mõni riik, mis asub rahvusvahelise veetee lähedal, blokeeriks selle äkitselt. See muudaks rahvusvahelist õigust. Mõelge, mida türklased võiksid teha. Mõelge, mida panamalased võiksid teha. Mõelge, mida indoneeslased võiksid teha. Kui te selle Pandora laeka avate, on teil tõsine rahvusvaheline probleem. Ja sellepärast ei saa keegi selle ühepoolse Iraani nõudmisega nõustuda. On selge, et see on lihtsalt nende viis kõigile teistele survet avaldada. Me peame keskenduma põhieesmärgile ja see on Iraani tuumaküsimuse lõplik lahendamine.